Kui siin Liivi alustas imelise ülevaatega, et mis tema Rahvarõiva kapis kõik on toimunud aastate jooksul, siis minul ei ole pooltki, mul ei ole midagi sinna kõrvale panna, aga lihtsalt mõtlesin hommikul enne siia tulekut, et mis siis minu esimene kokkupuude Rahvarõivastega on kahtlemata Rahvarõiva nagu esinemisrõivana kooliaegsed rahvatantsurühmad, aga siis minu esimene Rahvarõiva komplekt sündis aastal 1988, kui oli vaja lõpetada põhikool ja siis ma lappasin läbi Musta, Kaarma, Voolma Rahvarõiva raamatu edasi-tagasi, valisin kõige meeldivamat värvi seeliku, milleks osutus Viru Nigula, kuigi mul sellega ei olnud mitte mingisugust nagu sidet, lihtsalt see oli kõige ilusam. Ja see oli lihtsalt see aeg, kui oli nagu konkreetne komplekt ja siis ja need olid juba kõik kokku pandud ja siis oli see üks raamat, mida ma vaatasin edasi-tagasi ja siis ma valisin selle järgi. Et võrreldes nüüd sellega, mida me siin teeme, siis nüüd juba siis 40 aastat nagu edasi, kuhu me oleme välja jõudnud, et see on hoopis teine maailm ja on osutunud hoopis palju keerulisemaks maailmaks kui lihtsalt see üks must raamat, kust me võtame siis valmis pandud komplekte. Nii, nüüd ma olen hädas, kus on see nupp, kus see või? Jah. Ja tõesti siis, et kuidas siis, et mis selle Rahvarõiva uurimise juures siis on need kuidagi etapid või mis siis on, et ühelt poolt tõesti meil on see hetk, kui Rahvarõivad olid veel nagu igapäevases kasutuses ja tänapäeval nad ju enam igapäevases kasutuses ei ole. Ja kui kasutada sellist koledat sõna, siis ju võib öelda, et see, mida me kanname tänapäeval Rahvarõivana, ma tean, et see paljudele ei meeldi, võib-olla me võime öelda ju, et see on nagu natuke konstrueeritud. Aga konstrueeritud on kahtlemata kole sõna ja tegelikult on palju ilusam ju öelda seda, et see, mida me tänapäeval tunneme Rahvarõivana, on ju meie kogukonna, meie kõikide liikmete selline kokkulepe ja mis on siis kuidagi ajalooliselt ja kultuuriliselt mõjutatud ja kujunenud ja et me oleme teinud mingeid valikuid. Ja et nendest samadest valikutest ma siis ka natuke räägin, kui ma puudutan meie üliõpilaste töid. Ehk siis, et kuidas on saanud sellest meie igapäevasest rõivast siis selline esindusrõivas. Ja siin selline kokkuleppelisus on kahtlemata väga oluline, tahame me seda või ei taha. Ja kui mõelda seda, et kuidas siis on see Rahvarõivas jõudnud sellesse kohta, kuhu ta on jõudnud, et siis tõesti alguses igapäevasest ja pidulikust rõivast ju tegelikult 19. sajandi lõpus alustati ju selle uurimise ja esile tõstmisega just sellel eesmärgil, et anda meie rahvusele ja meie rahvakillule selline eneseteadvus ja väärtustada seda, mida meil on olemas, et me ei pea mõtlema sellele, mis on meil võõras, vaid see, mis on meil oma, mis on meie jaoks oluline. Ja 20. sajandil algas süsteemne rahvarõivaste kogumine, dokumenteerimine, kui mõelda ka esimese kõige olulisema kirjapandu peale, siis Ilmari Mannini Rahvarõiva ülevaate peale, siis seal on ka ju tegelikult tegemist esemepõhise ülevaatega, et seal ei ole pandud kokku komplekte, mida küll hakati tegema hiljem 30-ndatel, 40-ndatel, juba siis mitte, aga 30-ndatel, kui hakati kokku panema esimesi komplekte. Nõukogude ajal muutus Rahvarõivas ilmselgelt sellise ideoloogilise võitluse üheks relvaks, siis 90-ndatel, 80-ndate lõpus, siis kui mina tegin oma põhikooli Rahvarõivad, siis oli see jälle teistpidi ideoloogilise nagu võitluse nagu vahend, et ma tahtsin näidata seda sellega, et minu jaoks on Eesti teemad olulised ja siis nagu kasutasin seda teistmoodi ideoloogilises võtmes. Ja kahtlemata see kõik, mida Anu nüüd suurepäraselt näitas siin, see meie veebileht ja see, et muuseumikogud on muutunud digitaalseks, et see tegelikult on kaasa aidanud sellele, et meil on teatud kogukondlik uurimine praegu hoopis, et me
kõik tegeleme sellega, et kõik, kes on huvitatud, saavad panustada sellesse, et me tunneme paremini oma rahvarõivaid. Nüüd siis natuke sellest, kuidas Viljandi Kultuuriakadeemias ja millistel õppekavadel me seda teeme. Et meil on siis eelmisel aastal tähistasime 30. juubelit, aga nüüd on siis 31. juubel meie tekstiili erialal, mis sai alguse siis Anu Raua suurest entusiasmist aastal 1994 ja sellele on siis järgnenud ehitus- ja metallitöö ja nüüd ringtehnoloogia ja kokku moodustab see kõik ühe pärandtehnoloogia rakenduskõrgharidusõppekava või bakalaureuseõppekava. Ja kui mina jõudsin Viljandi Kultuuriakadeemiasse aastal 2001, siis tegelikult tegelesime, see õppekava, tekstiiliõppekava tegeles küll erinevate tehnikate ja kompositsioonivõtete uurimisega, aga rahvarõivastest hoiti sel ajal eemale. Sellepärast, et see tundus, et rahvarõivaste teema on nii suur ja eraldiseisev teema, et sellega Anu Raud ütles, et see on nii keeruline, et seda ei maksa puutuda. Ja aega läks natukene, me saime kummalist projektiraha, mille raames me tegelikult töötasime välja nii ehituse kui ka metallitöö eriala, aga ka siis kultuuripärandi loovrakenduste magistrikava ja selle raames me tegelikult otsustasime, et rahvarõiva teema on nii oluline, et me peame sellega minema edasi ka Kultuuriakadeemias. Ja meil oli võimalus korraldada selle aja kohaselt siis hulga spa-seminare, kus me kutsusime kokku kõik Eesti kõige vägevamad rahvarõivaste valmistajad ja uurijad ja otsustasime seda, et kui me tahame lisada meie sellele olemasolevale õppekavale rahvarõiva teemat, et mis need siis olema peavad. Ja selle käigus sai tegelikult selle kõrval sai tehtud ka naha eriala, vaatan Kristina Rajandale otsa, et naha erialaga tegelikult samamoodi või spetsialiseerumine tegelikult siis on tihedalt seotud rahvarõivastega. Ja siis lisaks sellele pärandtehnoloogia rakenduskõrgharidusõppele meil on kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava, kus siin usinad vilistlased on esireas jõudnud doktorantuuri, et kus ka tegelikult seal on olnud 5-60 lõpetaja vahel selle aja jooksul ja sealt on ka väga paljud teemad on tegelenud rahvarõivastega. Ja kui siis mõelda seda, et võib-olla Eestis tunduvad et tavaline, et sellised õppekavad on kõrgkoolis ja meil on selline Tartu Ülikool olemas, kus need õppekavad on, siis tegelikult on see väga haruldane, et olles nüüd väga palju ringi vaadanud nii Euroopas kui Põhjamaades, et siis see, et kõrghariduse tasandil uuritakse ja tehakse ka praktiliselt rahvarõivaid ja kõiki neid traditsioonilisi tehnikaid, et see on väga haruldane. Ja selles mõttes on praegu ka au Tartu Ülikoolile, kust tundub, et on sellele oluline ja suur toetus olemas. Ja tõesti siis kõigil meie õppekavadel erialadel on oluline osa praktilistel oskustel, aga selle kõrval on hästi oluline tõesti see, et kuidas nende praktiliste oskuste põhiselt saab siis midagi uurida ja midagi teada uut mineviku kohta. Ja see on just see, mis teeb nendest erialadest ja õppekavadest ülikooli osad. Ja lihtsalt veel korraks, et kuigi paljud juba teavad, aga siiski veel lühidalt meiega väliskülalistele, siis pärandtehnoloogia tekstiili erialal on 4-aastane õpe, 240 ainepunkti ja seal on tõesti ka selles õppekava üldosas on väga suur roll tehnoloogiaõppel, kus on siis õpitakse kõik õpivad Eesti rahvarõivastest midagi, kõik traditsioonilised Eesti tekstiilitehnikad õpitakse läbi, silmuskudumine, telgedel kudumine, tikkimine, vöökudumine, heegeldamine, et kõik need võtted võetakse läbi siis koos sellega, et õpitakse ka tundma nende kasutusviise Eesti rahvakunstis siis. Ja lisaks sellele saavad siis üliõpilased valida 4 erineva spetsialiseerumismooduli vahel, millest siis 2 on sellised, mis on rohkem rahvarõivastega seotud, on rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumismoodul ja nahkesemete valmistaja spetsialiseerumismoodul.
Ja rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumismoodulis siis õpitaksegi kogu seda, kuidas komplekteerida, kuidas, mis on need nagu õmblemisvõtted, kohandamisvõtted, lõikelised teemad ja kõik sellised osad, mida võib-olla selle tavalise üldise tehnoloogiaõppe sees nii palju ei puudutata. Aga et meil on ka eriala, mis tegeleb siis metallitööga ja seal samamoodi on tegelikult siis olemas rida aineid, mis tegelevad Eesti ehtepärandiga, ehk siis erinevad metallitöö tehnikad ja tehnoloogia, ehete ajalugu, muinasehted. Ja ka seal on siis veel eraldi spetsialiseerumine, üks S on puudusel, aga ehtetööle, kus siis ka üliõpilased saavad veel juurde erinevaid tehnikaid ja oskusi. Ja on kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava, kus siis me tegelikult ootame üliõpilasi, kellel juba on mingisugune väga oma selge uurimisvaldkond, ja ta tuleb ja saab, me enam ei õpeta heegeldamist ja tikkimist ega kantimist, me ei õpeta enam, aga siis üliõpilased saavad seal ülevaate sellest, kuidas seda oma praktilist uurimisteemat või praktilist oskust siis uurida, arendada ja süsteemselt siis kas kirjeldada või kuidagi sellega edasi minna. Ja kui me mõtleme rahvarõivaste uurimise peale, siis tundub, et see on nagu selline, alates sellest mustast raamatust, et see on nagu suhteliselt selline selge valdkond, aga tegelikult ma üritasin siin tuua välja siis mingisugused need erinevad nagu mõõtmed või vaated, mis selle rahvarõivaste uurimise juurde käib või mida me teeme selle raames. Ja üks on kahtlemata see tehniline ja visuaalne mõõde, ehk siis tegelikult see võib olla väga, meil on uuritud siin, ma näitan ka pärast mõnda tööd, et kus uuritakse hoopis kiude, lõngu, väga nagu spetsiifiliselt mingeid õmblusvõtteid, mingeid valmistamisvõtteid, nagu materjale, siis hästi selgelt mingi ühe konkreetse eseme põhjal kompositsiooni, värve, ornamente, kaunistamise viise, ja siis ka tervikrõivastust, aga just sellisest tehnilisest vaatest pigem. Siis on meil olemas ajalooline, kultuuriline ja geograafiline mõõde, et kuidas ajaliselt on rahvarõivad muutunud, siis ka sotsiaalne tähendus, mida on erinevates ajaloolistes perioodides need rõivad võinud tähendada, kultuuriline tähendus, seesama, millised ideoloogilised võtted on olnud, siis paikkondlikud eripärad kahtlemata ja metoodiline mõõde, et see on nüüd võib-olla kõige keerulisem, aga see, kui ma siia kirjutasin rahvarõiva moemuutused, siis ma isegi ei mõtle nagu nende moemuutusi selle kandmise ajal, vaid sel ajal, kui rahvarõivad on juba muutunud rahvarõivasteks, mitte ei ole enam igapäevased rõivad, ehk kuidas on rahvarõiva mood muutunud 30-ndatel Nõukogude ajal, mida kanti, mida eelistati, mida me praegu teeme, et see on ka tegelikult võib mingit pidi pidada rahvarõiva moemuutuseks. Siis seesama, et kuidas rahvarõiva komplektide koostamise metoodika on muutunud, et see on ka olnud erinev, see on sõltunud uurijatest, et kuidas erinevad uurijad on näinud neid üksikesemeid, kuidas nad on neid kokku pannud, mis valikuid need on teinud, kuhu me oleme tänapäevaks välja jõudnud. Ja rahvarõivaste valmistamise metoodika ja õpetamise metoodika, kuidas õpetada ja terminoloogia. Ja nüüd mul siis kappan läbi mõnede üliõpilaste tööde ja näidete kaudu, osad on vanemad, osasid te kindlasti juba teate, osad on ka täitsa värsked tööd. Ja alustades juba siis sellest, et kui me räägime rahvarõivastest, siis kuhu me paneme rahvarõivaste selle ajalise piiri. Ja tegelikult meil on ka nagu need, et ühelt poolt on siis tõesti ju rahvarõivastuse või rõivastusajalooga laiemalt tegelenud etnograafid, aga samas nendega on tegelenud ka arheoloogid ja kui nüüd siis minna ajas tagasi, et siis Eestis siiani ma tean üks rahvarõivakooli lõpetaja vist on teinud ühe vanema kostüümi, on tehtud siksele kostüüm, aga tegelikult me ju selle rahvarõiva nagu ajalise
nagu raami või piiri üldiselt oleme seadnud sinna, kus on võib-olla see mingi 19. sajandi algus, 18. sajandi lõpp, veel see aeg, kui meil on säilinud nagu esemeid ja teateid ja sealt tahapoole väga me ei mõtle nendest esemetest või rõivastusest kui rahvarõivastusest, samal ajal kui Lätis võib ju kohata seda, et kui on sellised erinevad rahvakunstiansamblid võivad endale vabalt teha ka muinasaegseid esinemisrõivaid, ehk siis see, kuhu me selle rahvarõivastuse piiri paneme. Lihtsalt ka näiteid siin sellest siis, et mida meie enda üliõpilased on uurinud, siis Jaana Ratas oma magistritöö teemaks uuris hoopis küll, jah, jälle nüüd on see vastuolu, et kui rahvarõivaste juures üldiselt peetakse silmas maakultuuri, siis tema küll uuris linnarõivastuse osi ja leide, mis on väiksed katked, mis on siis leitud jäätmekastidest ja et millised õmblusvõtteid seal on kasutatud, et see oli nagu väga kitsas tehniline õmbluste uurimise teema. Siis Astri Kaljus uuris kangakudumist, muinas- ja keskaegset kangakudumisvõtteid arheoloogiliste leidude põhjal, mis on ka tegelikult oluline osa ju rõivastusest. Siis Haldi Ellam tegi Siksela naise kuue rekonstruktsiooni 13. sajandi lõpupoole. Et Eestis seda veel ei peeta rahvarõivasteks, aga samas ta on olnud ju nagu ühe pika sellise ajaloolise arengu üks osa. Siin ka uuris kuni materjalist, kuni kiududest välja, milliseid kiude on kasutatud ja mis kangas ja nii edasi. Ja sama siis ka Signe Rätsepsoo tegi rekonstruktsiooni Siksela naise peapärjast, samamoodi 14. sajand. Siis Iiris Eenmäe mõned aastad tagasi uuris sellist teemat, et mille peale tegelikult on ikka rõivakangas on seotud, aga lõngakeerusuunda. Ja ta võib küsida, et miks on lõngakeerusuunda vaja uurida, aga tuleb välja, et lõnga ketramise suund on olnud oluline nagu kultuuriline näitaja. Et seda tegelikult arheoloogilise materjali uurijad kõik teavad, et me saame lõngakeerusuuna kohta teada uut infot selle kohta, et kes millal võis need kangad olla teinud. Ja Iiris uuris Ruhnu kangaid ja leidiski, et erinevalt Eestis, kus see lõngakeerusuund on kõikide kodukoodud kangastel olnud üks ja sama, ehk siis Z-keerd, et siis Ruhnus on see kultuuriline erisus väga hästi ja pikalt säilinud veel sajandeid ja et nagu selles lõngakeeru vaates on Ruhnu tekstiilid täiesti teistsugused ja seal on säilitatud seda erineva keerusuunaga lõnga kasutamist koes ja lõimes veel väga pikalt. Samal ajal kui teistes rannarutsi alades, mida ta hiljem ka uuris lõputööks, on see juba natuke vähem leidnud kasutust. Siis on siin veel erinevaid näiteid. Tüldikand, võib-olla siit kappan kiiresti edasi, tüldikandi tehnika, ageraudse puuris, käiste kurrutamise tehnoloogiat magistritöö raames ka, et üks väga väike tehniline võte ja see oli jälle selles mõttes väga tore nagu selline detektiivitöö, et ta käis ja uuris jälgi, mida just kadunud jälgi siis rahvarõivastelt, kui palju tegelikult on kurrutust kasutatud ja kui vähe me sellest tänapäeval teame. Kaadi Vingissaar uuris spetsiifilisi tikitud pinnakirju Järvamaa rahvarõivaste põhjal. Angeelika uuris metallniplispitside valmistamist, et kust on tulnud mustrid, millised materjalid, kuidas neid tänapäeval järgi teha, et seal on nagu selles mõttes, et ega siin ju nende tööde juures on väga nagu mitmed nendest uurimissuundadest kaetud, et ühelt poolt on tõesti nagu üks tehnika, teiselt poolt on see, et kuidas seda tehnikat on kasutatud konkreetsete rahvarõivaste puhul ja kolmas on siis see, et kuidas seda tänapäevaste materjalidega järgi teha. Sigre Andreson uuris setoniplispitsi, siis siin edasi on Lüüli Kiik uuris seda, kuidas teha seto naise peavööd järgi, leidis hoopis ühed Jaapani teljed, Takadai teljed, mis tundusid talle tehniliselt kasulikud tulemuse saamiseks, aga tegelikult me ikkagi siiamaani päris ei tea, kuidas neid algselt on tehtud. Piia Rand uuris Eesti kirivöid Saaremaa näitel, siis
Urve Niinemets, üks meie praegustest üliõpilastest, uuris seminaritöö raames hoopis ühe teatud kiritriibulise tehnika kasutamist rahvarõiva seelikute juures. Jälle üks väike kitsas tehnika, kuidas on erinevate piirkondade rõivastuses seda kasutatud. Liis Luhamaa muidugi uuris Lõuna-Läänemaa lappilisi rahvarõivaseelikuid, jälle üks kitsas tehnika, kuidas seda parimal viisil teha. Maret Lehis uuris putt- ja kabimütse, siis paar aastat tagasi Piret Albert püüdis taastada, siis uuris seda, et kuidas teha nahkpükse, meeste nahkpükse. Mis materjalid, kas Eesti materjale saab kasutada või see on keeruline. Ja kuidas, mis parkitud, õmblemise võtted, kõik. Tiina Kull, nüüd on Tiina kord, lehvitame Tiinale. Nööbiliistuga rahvarõivasärgid Eestis, et kas seda tüüpi rahvarõivasärgid on siis, kas need on rahvarõivasärgid või need ei ole ja kus need on levinud ja millal nad tulid. Ja Aivi Tamm uuris puuvillaseid jakke, ilmus ka raamatu selle kohta. Merli uuris Muhu naiste vammuste lõikelist arengut. Ja Merli töö juures oli hästi tore selline teema laiendus, mis mulle meeldis väga, oli see, et ta tõstatas hästi selgelt lõigete kohandamised ja küsimused, et kellele me mida teeme ja mil viisil me kohandame lõikeid. Ehk siis, et kas me teeme algsed lõiked või me muudame neid, kui palju me neid muudame, kui palju me neid tohime muuta veel, et see oleks rahvarõivas. Et see kõik sellised küsimused, mis tegelikult süvenedes tekivad meil. Nii, Anu Pink muidugi, jah. Sukad, sokid, on liiga palju pilte. Ja siis on siin ka mõned raamatud, mis on siis ilmunud meie üliõpilaste bakalaureuse tööde põhjal pärast lõpetamist. Siis Kätlin on ka siin koha peal olemas. Ja Kätlin uuris just nüüd kaitses seminari töö Kihnu naise rõivaste kandmise kombed 20. sajandist kuni tänapäevani. Ja peamiselt keskendus tänapäevale just sellele, et kuna Kihnu rahvarõiva traditsioon on elav traditsioon, seda ei ole kuidagi ühte aega veel fikseeritud, vaid see kogu aeg on muutuses ja arenemises, et mis see praegune hetk just on, mis on moes ja kuidas seda siis kantakse ja kuidas kogukond seda kõike toredasti kontrollib, kuidas kantakse. Siis nüüd võib-olla jõuame nende töödeni, mis siis mõtestavad kuidagi sellist laiemat pilti. Et Janne Vaabla uuris väga keeruline teema, laste rahvarõiva kostüümid, et kuidas on lapsi pandud siis sellel ajastul rahvarõivastesse, kui need on juba olnud rahvarõivad, mitte igapäevased sellised kandmisrõivad. Et milliseid valikuid ja mida siis on heaks peetud laste juures just. Inna Raud, kes on ka meie kõige vägevam siis selline rahvarõiva õpetaja praegu ja selle rahvarõiva mooduli ja kooli vedaja Viljandis. Tema uuris Vändra kihelkonna naiste traditsioonilisi rahvarõivad ja sai kokku 9 erinevat komplekti konkreetse piirkonna rahvarõivaid, mis siis olid erinevatest ajastutest, erineva sotsiaalse kuuluvusega naistele ja erinevad töö, et siis igapäevarõivad ja ka pidulikud rõivad ja kuidas nad on ajas muutunud. Ja Inna kirjutas ka sellest põhimõtetest, et kuidas siis seda rahvarõiva komplekti koostada, et mida peaks jälgima. Täpselt seda sama tegi ka Kersti Loite, kes uuris siis seda, kuidas on ajalooliselt Virumaa rahvarõivaid komplekteeritud, milliseid valikuid on tehtud ja pani siis enda jaoks paika ka need, et millest lähtuvalt tema neid komplekte kokku paneb. Mareli uuris väga toredasti seda, et kuidas meie naabermaad näevad, et peale selle, et ta tegi siis Saaremaa nõuandekoja näited, et uuris seda, kuidas on meie naabermaad mõtestavad rahvarõivaid, et mis on nende kogukondlik kokkulepe, mis on rahvarõivad nende maades. Tegi intervjuusid Lätis, Soomes, Rootsis, igal pool. Ja nüüd ma teen suure pildiralli veel. Made uuris kasukaid, aga ka ühtlasi seda, kuidas kasukate õpetamist metoodiliselt oleks kõige parem teha. Signe Suisi lõpetas sellel aastal ja ta uuris seda, et kuidas ajaloolisi fotosid kasutada Eesti rahvarõivaste uurimisel, tegi juhendi.
et mida rahvarõiva uurija peaks jälgima, milliseid küsimusi ta peaks esitama, kui ta alustab ühe vana foto interpreteerimist. Et kuidas ta peaks käima vaatama, kuidas esemed on seotud muuseumi esemetega, kes on seal pildi peal, tegi palju intervjuusid rahvarõiva uurijatega, kes kasutavad fotosid oma uurimisallikana, et just selline nagu metoodiline vaade. No Svetlana Saare muidugi oli see puhastamise teema, millest on pärast selle aasta rahvarõiva, selle aasta laulu- ja tantsupidu eriti suur ja kuum teema, siis on meil oluline terminoloogia, siin on väljavõtted mõnest magistritööst. Et kui me ei tea, millest me räägime, siis me mõistame seda erinevalt, mida me räägime. Ehk siis see terminoloogia töö olulisus. Meil on olemas ka oma käsitööteaduse ajakiri Studio Vernacula, mis on enamus artiklid on tasuta kättesaadavad veebis, otsige ülesse. Ja siis on meil omamood, et sisse juhatamaks järgmist rääkijat, et tegelikult me tegeleme ka sellega, et kuidas need samad uuritud tehnikad ja võtted jõuaksid siis teisel viisil kandjateni, ehk jõuaksid hoopis mingi kaasaegse moe läbi. Siin on mõned pildid, Tiiu Kängsepp-Prost, kes oli viimati, tegi oma moele siis seto rõivastest inspireeritud rõivakollektsiooni. Siis on siin Eleri Jürisson, kes hoopis sai kampsunite kudumisel inspiratsiooni Mulgimaa kinda randmetest. Margit Randmäe, kes uuris Eesti ehtekultuuri ja sai hoopis sellise kollektsiooni. Ja siis Piret Tärno, kes uuris etnograafilisi kampsuneid ja sai siis sellise hoopis teistsuguse kollektsiooni kokku. Suur tänu!